Tere siis taaskord minu poolt kõikidele minu vaatajatele ja ka uutele tulijatele. Täna teen ladumise, kus vaatame, mida ta mõtleb sellest olukorrast, mis teie vahel praegu hetkel aset leiab. Mis iganes olukord teie vahel aset leiab, siis ta mõtleb sellest olukorrast pigem läbi oma uskumuste prisma. Et need, millised tema uskumused on, millised tema mõtted on, milline ta olemuslikult on, ta mõtleb selle olukorra suhtes läbi oma uskumuste. Ta võib sellele läheneda väga struktureeritult, traditsiooniliselt, mitte siis ainult emotsionaalselt, mida siin nagu üldse eriti näha pole, vaid just nimelt läbi loogika. Ja ta ei vaata pigem ta ei vaata siin läbi tunnete praegusel hetkel, vaid ta lähtub rohkem peast, süsteemist, väärtustest, uskumustest, kõigest sellest, mida ta enda sisemuselt kannab. Tegelikkuses ta näeb siin potentsiaali justkui sinuga. Olenemata sellest raskusest, ta näeb siin potentsiaali. Ta näeb sinus või selles olukorras mingisugust väärtuslikkust. Ta näeb siin väärtust. Võib-olla ta näeb, et siit saaks midagi turvalist kasvatada, siit saab midagi püsivat kasvatada, ehitada ülesse. Et siit saaks nagu mingisugust uut algust luua. Aga see on alles justkui see seeme. Mitte veel tegu, mitte veel sammud, mitte veel tulemus. Ta näeb, et siin võiks kasvada midagi, ta näeb, et siin võiks midagi olulist saavutada, mingisuguseid uusi alguseid luua. Aga ta pole veel päris kindel, kuidas sellega võib-olla edasi liikuda, kuidas sellega edasi minna. Sest siin on kohe sauade 10, mis näitab, et tal on mingisugune koorem, mida ta kannab selle suhtega seoses, selle olukorraga seoses, selle situatsiooniga seoses. Ja see näitab omakorda seda, et ta on emotsionaalselt või vaimselt ülekoormatud. Ta on raske. Võib-olla ta hoiab kõike seda enda sees ja ta ei väljenda seda teile. Ei jaga teiega seda. See tähendab võib-olla seda, et ta võib tunda mingisugust vastutust selle olukorra suhtes. Aga ta on segaduses ja võib-olla ka väsinud kõigest sellest virvarrist, mis iganes teie vahel siis toimunud on, ja sellest kõigest mõtlemast. Ta tunneb seda sisemist survet. Ja ta ei oska sellega nagu midagi ette võtta. Ta ei pruugi seda olukorda teadlikult vältida, vaid ta ongi lihtsalt ülekoormatud, sest ma näen siin mõõkade kuningaga, et ta on ka skeptiline ja eemaldunud. Mõõkade kuningas on väga skeptiline selles suhtes, et tema poolehoidu on väga keeruline võita, sellepärast et ta on väga loogilise, ratsionaalse lähenemisviisiga. Ta on väga mõistusest lähtuv, mitte siis südamest.
ta ei lase niisama lihtsalt inimesi endale ligi. ja tema ongi praegusel hetkel vägagi palju peas, mitte südames. ta mõtleb asju läbi analüütilise poole, loogilise lähenemise, võib-olla isegi liiga sellise külmuse ja distantseeruva vahemaa või distantseerunult. et ta on nagu eemaldunud või eemaldub, kui tema nagu tekivad mingisugused sellised keerulisemad kohad, siis ta pigem eemaldub, ta ei lähe sellega kaasa, selle raskusega ega selle draamaga või selle olukorraga üleüldse. ta pigem eemaldub ja hakkab nagu väga külmalt analüüsima seda olukorda. ja sa ei pruugi isegi sellest teadlik olla. ja ta päris kindlasti ei soovi näidata ennast nõrgana. seetõttu ta hoiab ka oma mõtted ja tunded kontrolli all. aga see ei tähenda kindlasti seda, et tal tundeid ei oleks. ta lihtsalt ei väljenda neid emotsionaalselt või haavatavas vormis. et sisemiselt on justkui nagu valikute ees. et võib-olla ta vaikib. hoiab ennast vaos. aga vägagi palju laseb ta ennast mõjutada siis nii-öelda nendel programmidel ja harjumustel ja hirmudel, mis tema enda sees siis on, millest ta tegelikult teadlik ei ole. ta isegi võib-olla ei ole täielikult kohal oma meeles ega tunnetes, vaid lasebki juhtida mineviku uskumustel, mingisugustel vältimusmustrist, võib-olla temas on mingisugune vältimusmuster, mingisugused intellektuaalsed kaitsed. ühesõnaga see uskumuste süsteem, mille järgi ta toimib. ta lasebki sellel ennast juhtida, jah. et põhimõtteliselt tegelikult ta tunneb siin või näeb siin nagu justkui seda potentsiaali, aga ta ei tea, kuidas sellega ümber käia või mida sellega teha. ta tunneb survet ja sisemist sellist koormust. ja ta ei oska sellega praegusel hetkel mitte midagi teha. ja ta pigem nagu püüab siis hallata seda olukorda läbi mõistuse, mitte siis südame. ja ta ei väljenda päris kindlasti ennast otse, võib-olla ta on nagu distantseerunud või vaikuses. ja eemaldunud. aga siin võib olla ka see variant, mis iganes teie vahel siis toimub, võib olla ta ka juba suhtes, kas traditsioonilises suhtes, abielus, pikaajalises suhtes. ehk siis mitte ainult nii-öelda sellises romantilises mõttes, vaid ongi siin nagu mingi pikaajaline partnerlus või abielu, kus on juba kohustused, kus on juba elu üles ehitatud, kus on juba lapsed, kus on juba pere, kus on juba see elu tal üles ehitatud. ja
ja ta ei tunne selle tõttu endaga sellises vabas kohas või kus saaks lihtsalt tunda või tunde järgi tegutseda või lihtsalt vabalt olla. Teda võib ennast painata võib-olla see küsimus, et äkki ta teeb kellelegi haiget, mida ühiskond arvab, mida on õige teha, mis on päris, mis on tõeline, mida tema lapsed arvavad, mida tema, ma ei tea, perekond arvab temast, mis iganes teda võivad vaevata igasugused küsimused. Sest siin ma näen tegelikult siin on näha ju, et siin on vihje saatana kaardile, ehk siis siin võib olla armu kolmnurk, mis on ka siin, ma nägin, et siin on reaalsus, et siin võib olla selline suhte kolmnurk ja kus ta on juba nagu pikaajalises partnerlussuhtes või abielus. Ja kus ta ongi nagu ülekoormatud selle situatsiooni tõttu, seepärast et ta ei tea, mida ta selle situatsioonis edasi teeb, sest ta ei taha ka kellelegi haiget teha. See olukord on talle nagu emotsionaalselt raske või üle jõu käiv mingis staadiumis või hetkes. Praegult vähemalt kindlasti. Sellepärast, et see olukord nõuab temalt rohkem, kui ta tegelikult suudab sulle nagu pakkuda või anda. Sest et ta pendeldab nagu kahe maailma vahel. Ühelt poolt siis oma olemasoleva suhte ja teiselt poolt siis sinuga, eks ju. Või siis ka vastupidi, võib-olla sina oled see pikaajaline suhtepartner ja tal on armuke. Et võta vastavalt enda olukorrale. Aga sa ei pea siin võtma üks-ühele, sellepärast et see on ikkagist üldine kaardi ladumine. Aga kui sa tunned mingisuguseid triggereid, siis on mõistlik ka kohe neid vabastada. Et kui sa tunned oma kehatasandil mingisuguseid emotsionaalseid laenguid kerkimas, siis mõistlik kohe vabastada. Et see on nagu kingitus sulle praegusel hetkel siis sel juhul. Ja ega ta ei oskagi võib-olla ja ega ta ei julgegi võib-olla või ei tahagi süveneda sellesse niivõrd või ta ei taha nagu väljendada seda tõde, sest see võib midagi purustada tema jaoks või kas enda jaoks või välismaailma suhtes, mis iganes, et ma näen, et ta on siin väga endasse tõmbunud ja ta kontrollib väga-väga-vägagi oma emotsioone. Kui sina oled nagu mingil viisil ennast kuidagi väljendanud ausalt, selgelt või haavatavalt, autentselt, ütleme siis niimoodi, on teda see väga-väga-väga nagu sügavalt mõjutanud. Aga see ei tähenda seda, et ta kohe kuidagi siis tingimata avatult sulle vastaks mingil moel või mingil kujul või vastusega tuleb, mingi avatud vastusega sinuni tuleb. Sest pigem ma näen, et ta nagu pigem tõmbub tagasi. Ta ei taha näidata või ei saa näidata või ta ei ole üldse sellist tüüpi inimene, kes näitaks palju enda tundeid. Temal on see, et kui tal mingi situatsioon või olukord tekib, mingisugune ebamugavus või selline olukord, millega ta ei oska kuidagi ümber käia või midagi vastata või tema võimuses ei ole seda nagu kuidagi muuta või ta ei saa nagu midagi teha selle heaks, et seda muuta võib-olla paremaks, siis ta pigem tõmbub endasse ja eemaldub sellest. Ta ei ole valmis vastama sulle päris kindlasti haavatavusega. Ta pigem tõmbub endasse, eemaldub ja hakkab seda võib-olla enda jaoks nagu lahti mõtestama või
või mis see miski tema jaoks tähendab või siis otsib ta mingisuguseid muud põhjuseid, tegevusi, et ta ei peaks sellele mõtlema. Võib-olla ta tunneb ennast süüdi, hirmul, et ta on sellisesse olukorda sattunud, võib-olla ta tunneb ennast süüdi, võib-olla ta tunneb ennast kuidagi tunneb ennast halvasti et ta on selle olukorra ise põhjustanud selliselt, et sina ootad talt võib-olla midagi, mida ta ei suuda sulle lihtsalt lubada ega anda. Ja ta muutub passiivseks võib-olla, ta muutub eemalolevaks ja vaikseks, mitte midagi ütlevaks. Mitte nüüd sellepärast, et ta ei hooliks sinust, vaid sellepärast, et ta ei saa midagi justkui enda elus muuta. Ta võib-olla on juba öelnud sulle näiteks, et ta näiteks võib-olla ta on öelnud sulle, et ta tahab sinuga olla, aga ta ei jäta oma praegust olukorda. Või et ta ei saa sulle pakkuda seda, mida sina ootad või soovid. Või et ta ei suuda otsustada või et tal on vaja aega, mida iganes. Siin võivad variante olla palju ja võtke täpselt see, mis teile on omane. Ehk siis praegusel hetkel on tema justkui vägagi oma programmide ja uskumuste ja perekondlike väärtuste ja harjumuste juhtida. Me kõik teeme seda tegelikult, me oleme kõik oma programmide, uskumuste ja emotsioonide ja mustrite orjuses. Me oleme programmide juhitavad, kui me ise selleks mitte midagi ei tee, tähendab, et seda mitte olla. Ja see ei ole hukkamõistu koht teise inimese suhtes, et tema kuidagi teeb valesti või käitub valesti. Meil igalühel on omad koormad, meil igalühel on oma mineviku pagas, mida me iseendaga kaasas kanname, kuniks me seda hakkame ise vabastama, kui me oleme jõudnud selle teadlikkuseni, et seda on võimalik vabastada. Ja kui me oleme võimelised või vastuvõtlikud sellele, et me hakkame seda teed käima ja puhastame ennast nendest laengutest, programmidest ja uskumustest ja kõigest sellest, siis see on kõigi oma valik seda teed käia. Väga paljud ei käi seda teed ja väga paljud ei lähegi sellel teele. Ja see on nende teekond. Ja meie ei saa sinna mitte midagi teha. Aga me ei saa ka teisele ette heita, et ta on oma programmide ja uskumuste ja kõige nende harjumuste orjuses ehk meele poolt valitsetud täpselt samamoodi nagu me ise. Lihtsalt mõnel on teistsugusemad uskumused, harjumused, mustrid, emotsionaalsed laengud kui meil. Aga ta niikuinii näitab sinule seda kohta, kus sa peaksid vaatama iseenda otsa, et miks sa tunned ennast puudutatuna, sellepärast et siin on koht, kus sa näeksid iseendas neid samu programme, uskumusi, harjumusi, mustreid ja emotsionaalseid laenguid, mis sinu kehas on. Et sa nüüd saaksid need vabastada. Kui sa ei taha neid vabastada, siis see on sinu vaba valik. Aga siis sa jäädki seda teed käima. Kui sa tahad, siis sa oled selleks võimeline. Aga kui sind ei huvita, siis nii on. Aga ole teadlik, et sina lood ise seda teekonda, sina lood ise neid inimesi enda ümber ja sina lood ise neid kogemusi, mida sa praegusel hetkel koged.
ja ainult läbi enda elu vastutuse, et sa võtad nagu sa võtad vastutuse enda elu eest, enda emotsionaalsete laengute eest, oma tunnete eest. ainult läbi selle sa saad hakata tundma kergust oma elus. Sest põhimõtteliselt tema ju võib tunda seda tõmmet, aga ta ei suuda seda hetkel väljendada, ta ei suuda anda sulle rohkemat kui seda, mida sa suudab sulle anda. Sest ta on juba seotud ja pühendunud mingile suhtele, perekonnale, ühiskonna rolliga, mida iganes. Võib-olla ta ei suuda neid valikuid teha, võib-olla teie suhtlus on lühikest aega kestnud, võib-olla tal on lapsed, võib-olla ta ei oska oma lastele midagi öelda, võib-olla tal on uskumus, et kõik kirg taandub lõpuks, et lõppkokkuvõttes me jõuame ikka lõpuks sinna, et kus tunded jahtuvad ja kirg kaob. Et ta ei hakka nagu oma elu uuesti otsast peale üles ehitama. Me ei tea, mis tema mõttetasandil toimub, mis tema uskumuste süsteem, kuidas teda ümber veenab, kuidas tema mustrid ja harjumused on. Ja meil ei olegi vaja teiste uskumisi ja harjumisi näha ega nendesse süveneda, vaid meil on alati vajalik iseendasse vaadata läbi siis teise inimese, kes on justkui meile katalüsaator, et me näeksime iseenda uskumusi, süsteeme, programme, mustreid, harjumusi, laenguid enda sees, et me saaksime ise need vabastada ja et siis me saaksime ise teadlikumaks, kuidas edaspidi oma elu elada, kas lahkuda sellest suhtest või jääda sellesse suhtesse. Mis on sinu puhas soov? Kas sind häirib see, et on juba suhtes või ei häiri see, et ta on? Võib-olla sa tahad pühendunud suhet, võib-olla sa ei taha üldse suhet. Et see mis sulle on puhtalt nagu loodud, sa ei ole üldse sellest teadlik, sest sina elad täpselt samamoodi selle süsteemi järgi, milles sina oled üles kasvanud ja mida sa oled näinud ja mis sul on nagu sisse istutatud. Et suhe peab olema selline, perekond peab olema selline, armastus peab olema selline ja nii edasi, nii edasi. Et ta tunneb siin sellist koormust, mitte siis päris kindlasti kergust, ta tunneb koormust, sest olukord nõuab justkui talt sisemist ausust või mingisugust muutust, et ta peab midagi muutma, ta ei jaksa nagu sellega enam kuidagi nagu edasi liikuda, et mingi muutus peab siin toimuma. Et tal ei ole kerge. Ja ta on nii vaimselt kui emotsionaalselt liigub ta kaitseseisundisse, kui mingisugused sellised olukorrad tekivad, siis ta liigub nagu eemaldub ja muutub passiivseks. Ühest küljest ta aktiivselt mõtleb oma peas, aga sinu suhtes ta muutub passiivseks. Ta ei ole ka päris kinni, aga ta ei tea, kuidas olla ka vaba. Sinu ülesanne ei ole siin võtta tema sellist vaikust või eemale tõmbumist või tagasi tõmbumist isiklikult, sest kunagi ei ole miski isiklik. See on lihtsalt tema endaga seotud konflikt, tema enda sees. Sina oled juba teinud selle osa, et ta vaataks iseendasse, et ta näeks ennast või julgeks otsa vaadata endale, aga see ei pruugi selliselt minna, ta ei pruugi kunagi endale otsa vaadata ja ta ei pruugi kunagi näha neid pimekohti, mida tegelikult sinuga suhtlemine talle justkui läbi enda loomingu. Ehk siis ta ise on loonud sind ka iseenda ellu, et sina ärataksid justkui teda. Ehk siis ta äratab iseennast, aga kui ta ei ärka sellele, siis see on ka okei.
ta ei pruugi sellele kunagi ärgata. ja see on juba, sina oled teinud selles suhtes ka oma osa, et sina oled juba väljendanud endast puhtalt ja siiralt, ausalt. ja see on juba tohutult tugev ja terve tegu, ilma et sa nagu võib-olla ilma, et sa nagu sooviksid, et tema nagu muudaks ennast, või ilma, et sa ootaksid, et ta sulle vastab. Ühest küljest võib-olla sa ootad ikkagist, seepärast et muidu sa ei vaataks seda ladumist ju. Aga sügavas sisimas sa ju, ja sa hakkad teadvustama, et sa ei saa tegelikult teisi inimesi muuta, vaid laskma neil vabalt teha selle otsuse ise. Aga see ei tähenda, et sa põgened ka nende tunnete eest, mida see inimene sinust trigerdab, seepärast et see on nagu katalüsaator sulle, et sa ärkaksid ise. Sina ka oled tema endale loonud selleks, et sa ärataksid ennast. Aga see ongi tohutu tugevus ja julgus olla aus ja autentne ja siiralt väljendada enda tundeid, ilma et sa teist nagu sellega tahaksid mõjutada. Ja see väljendus on puhas ja siiras. Et sa annad talle vabaduse valida, vabalt valida. Ja nüüd, kui sa oled ennast puhtalt väljendanud, mis iganes situatsioon või olukord teie vahel on, mis iganes laengud ja emotsionaalsed triggerid emotsionaalsed laengud sinus üles kerkivad läbi nende triggerite, mida iganes sinus, mingid mõtted, emotsioonid, pahameel, ärritus, kurbus, igatsus, lein, mida iganes sul tekib. Nüüd on sinu aeg vastutada oma energia eest ja puhastada kõik need laengud, mis sinus tekitavad seda sellist ebamugavust. Mitte ei jää kellegi järgi ootama, mitte ei jookse tagasi, mitte ei kuku sinna kannatuste seisundisse või ootusesse, et mis nüüd saab või mis nüüd juhtuma hakkab, vaid iga trigger või iga laeng või emotsioon, mis nüüd nüüdsest hetkest esile kerkib, sa puhastad ja vabastad. Ja nii kaua, kuni sa oled sellest puhas. Et siin põhimõtteliselt jah, et kui on juba nagu suhtes, et siin on suur tõenäolisus, et siin oldakse juba pühendunud suhtes, siis see inimene tegelikkuses praegusel hetkel, tal on juba see süsteem, kus ta nagu toimib ja töötab, tegutseb, tal on kohustused. Ja ta ei saa lihtsalt, ta võib tunda täiesti vabalt, et ta ei saa lihtsalt valida seda, mida ta tegelikult tahab, vaid peab tegema, mis on justkui õige. Tal ei ole täielikku vabadust, ta võib tunda isegi, et tal ei ole täielikku vabadust tegutseda südamest lähtuvalt. Sest teda juhivad nii-öelda need programmid ja uskumused, need varased kohustused, need mustrid, need emotsioonid.
sest et siin potentsiaal on iseenesest olemas, ta näeb seda potentsiaali, aga ta jätab selle kasutamata. ta laseb sellel võimalusel mööduda. ta näeb võib-olla siin, ta võib mõelda sellele, et see võib olla väärtuslik, see võib olla püsiv. aga ta ei anna sellele elu. ta näeb justkui nagu seda potentsiaali, aga ta ei tegutse selle nimel. sest sa ei mahu tema praegusesse süsteemi. ja tema lähtub läbi enda ebakindluse ja hirmu. ta ei riski. ja see koorem, mida ta kannab, on üsnagi suur ja tajutav temal. ja see surve on tuntav. tal on konflikt selle oleva eluga, mida ta praegusel hetkel elab, need kohustused, sina ja nii edasi. ja see on raske talle. et ta on ülekoormatud selles suhtes. et justkui liiga palju asju on korraga, et ta ei jaksa ei emotsionaalselt ega vaimselt. ja ta võib ennast tunda lõksus. ja ta võib tunda isegi kohati, et ta on vastutav kõige eest. või tema vastutab selle kõige eest. aga samas ta ei luba endale ka nõrkust ega tunde järgi tegutsemist, vaid ta valib ratsionaalsuse, loogika, kontrolli. ta ei väljenda seda, mida ta tegelikult tunneb, vaid hoiab pigem distantsi. tal võib olla isegi, sul võib tunduda tema suhtes isegi vahest isegi selline külm või kalk suhtumine, mis on pigem kaitse, mitte et ta ei hooliks sinust. et ta ei taha veel rohkem haiget teha või veel rohkem haiget ise saada või segadust luua või segadusse sattuda. et ilmselt sa ei tea paljudki, mida tema tunneb, et ta ei ole võib-olla kuigivõrd avatud suhtleja selles suhtes, et ta võib midagi rääkida, aga mitte väga sügavalt. jah, ma arvan, et siin on kõik, et jah, siin ta nagu potentsiaali näeb, et see suhe või see suhe sinuga on tema jaoks väärtuslik, aga tal ei ole siin praegusel hetkel päris kindlasti ruumi selle jaoks, mis tal juba on kanda. ja nii see võimalus jääbki kasutamata, vähemalt praegusel hetkel. ja see päris kindlasti ei ole ei sinu kui inimese suhtes, et sina oled kuidagi vähem väärtuslik sellepärast, vaid tema sisemine seisund ei võimalda praegu vastu võtta seda, mida sina pakud talle või mida ta tegelikult on ise loonud endale. sest tema maailmas pole ruumi uuele algusele. sest see vana on ju veel täis. see võib olla kurb, aga mitte isiklik. minu poolt siit kõik, aga suured tänud kuulamast
ja kohtume juba järgmises videos. aitäh teile!